Ja ma arvan, et kuna need keskkonnateemad käivad meiega nüüd pikalt kaasas, et need ei kao mitte kuhugi ja noored on meie tulevik, et väga oluline on neid teemasid noorteni tuua, noorte häält kuulda võtta ja sellepärast me selle programmiga siis välja ka tulime, et meie heaks koostööpartneriks ongi siinkohal olnud Noorte Keskkonnanõukogu, kellega koos see programm siis kokku sai pandud ja miks just nemad ongi just see, et nemad on selle nii-öelda kliimanoortest kui häälekandjad, et see programm tõesti kõnetaks noort ja oleks mõeldud noortelt noortele. No ma arvan, et Noorte Keskkonnanõukogu jaoks oli see koht, kus näidata, et me oskame ja me saame rääkida erinevatest teemadest, aga keskkonnateemad ei pea olema alati tõsised, et me saame oma aega nautida ja samal ajal mõelda, et kuidas me saaksime oma elu paremaks teha. Aga teemadest võib-olla rohepesu teema on üks teema, mida peaks rohkem kajastama, aga seda praegu tehakse liiga vähe. Ja siis võib-olla see, et erinevad generatsioonid jagaksid omavahel infot. No ma arvan, et praegult selline keskkonnasõbralik eluviis või keskkonnasõbralikud valikud, et need on sellised baasasjad, mida teha, et keegi ei mõtle midagi muud teha. Et see on nagu tuleb loomulikult meile, loodetavasti varsti tuleb loomulikult kõigile ja et me tegelikult ei pea rääkima sellest, et oi, me nüüd oleme keskkonnasõbralikud. Mulle võib-olla jäi kõlama laiemalt noorte hääl. Tegelikult noored on häälekad ja ma arvan, et kui sa oled noor, sa peadki olema see noor vihane, heas mõttes vihane ja sul peab olema see soov maailma muuta ja ma nagu täna näen, et noortes on see maailma muutmise soov ja parema tuleviku soov olemas. Et ma olen tegelikult meie noortele väga-väga uhke.